Nii, opikus oli hea küsimus kondenseerumise kohta, täpsemalt kondenseerumissoojuse kohta. Et tuletame meelde, et kui meil on olemas 1 kilogramm vett 100 kraadi Celsiuse juures, siis meil kulub 2,3 megajouli soojusenergiat selleks, et seda vett ära aurustada. Vedel muutub gaasiliseks. Nii, keemisel energia salvestub gaasi sisse. Nii, ja kui edaspidi veeaur kondenseerub vedelikuks, siis esiteks tekib meil üks veelomp, aga mis juhtub energiaga, mis kunagi oli salvestatud aurusse? See vabaneb ning sellisel juhul energia muut on negatiivne. Keemissoojus või aurustumissoojus on 2,3 megajouli kilogrammi kohta vee puhul ja sama vee kondenseerumisel on kondenseerumissoojus miinus 2,3 megajouli kilogrammi kohta. Esimesel juhul energia salvestub, teisel juhul energia vabaneb.